Vabavisked, järjekordne osa algas nüüd, sest sina vajutasid, et see alustaks. Nii et You put play. You put it play. Nii et Vabavisked, mis see on? Vabavisked on saateke, no juba tõenäoliselt tead, kui sa oled eelmise osi kuulanud, aga kui ei ole, siis Vabavisked on saade, kus meile tulevad külla filmi Kalev tegijad ja seal näitlejad, kuigi näitlejad on ka selles filmi tegijad võib vist. Ikka jah? Jah, nad on ka, aga samas ka näitlejad nagu kaamera ees, siis kaamera tagused inimesed on ka ja siis nendega vestleme siin, sest et allfilm millegi pärast usaldas meid. Mina on Kaarel Nõmmik, tema ma olen Mattias Naan ja proovime anda endast parima, et mingisugust kasulikku infot välja saada, mingisugust võib-olla mitte vähem kasulikku infot ka välja saada, lihtsalt meelelahutuse eesmärgil. Kalev Vabavisked ja kellega me täna räägime? Täna me räägime kostüümikunstniku Mare Raidmaga. Just, meie jaoks oli ka nagu nii palju uut infot, kui raske on ühte filmi kostüümeerida. Igastades Mare Raidma on meil külastama, kui oli väga tore vestelda ja ma tegelikult hakkasin mõtlema praegu, kas meil on leping allkirjastatud, et me teeme filmi tegijatega ilma intervjuusarja on ju. Minu arust me kirjutasime alla, et tuleb ka filmi nägijatega. Okei. Et kõigiga, kes on filmi näinud, me peame samasugust intervjuud tegema. Aga samas mõtle, kui palju aega läheb. Jah, lihtsalt kuskil kinosaali ees. Ei, sama siin. Igastades meil on külastada Mare Raidma. Kas me kirjutasime alla selle lepingu? Vabavisked. Mare Raidma, kostüümikunstnik. Head vaatamist. Ja kuulamist. Ja kuulamist ka. Ma panen seetin sulle mikrofoni ka. Võta mul mugav asend. Ma olen niimoodi, et oleks umbes niimoodi. Ma siiski panen, sest ma olen nii palju trahve saanud juba aitab. Aitab sellest jamast. Kas sa oled juba sinna kaua võib saatesse ka läinud? Ei kogu aeg kujamehe vahel. Milles asi on? Võtame kommentaari ühisteenust. Ma pargin siia, see on mingi sinine ja mingi kooniga mingi ühisteenuste kommentaar. Me oleme selle daamiga hädas juba aastaid, et ta ei saa aru, et parkimine on tasuline. Aga selliseid artikleid ja inimesi on ju olnud küll. See on mul sama. Nii, tere Mare. Teeme siis poolametliku intro ka. Kalevi filmi kostümeerija on meil siin. Ma ei ole kostümeerija, ma olen kostüümikunstnik. Vabandust. Jälle läks. Mare Raidma, Kalevi filmi kostüümikunstnik. Just nimelt. Kas see on siis Jaak Ollinalt, kes oli monteerija? Ma temalt küsisin tegelikult, et kui ta tutvustab ennast inimestele, kas ta ütleb, et on monteerija või montaaži režissöör. Ehk siis sina ei ütle kostümeerija, vaid kostüümikunstnik. Need on eri asjad ka vist? Need on eri asjad loomulikult ja see oleneb töömahust, sest kunstnikuna teinekord ma lihtsalt pakun välja nägemuse ja siis on teostajad. Ja see, kes nagu platsil teenindab, paneb näitlejad riidesse, võtab maha, teeb riided korda jälle, see on kostümeerija. Siis mul on kõik küsimused kostümeerijale mõeldud. Aga see ongi siis... Sest mina loon üldnägemuse, see sama tabel, mis mul on, see võtab nagu lahti karakterid, kes on siis treener ja kes on võistleja ja kes on isa või kes on ema või kes on laps või niimoodi. Ja siis kuidas tema välimus või tema garderoob läbi filmi kulgeb. Mida ta kannab öösel, mida ta kannab päeval, mida ta kannab ühel aastal, mida ta kannab teisel aastal. Ma nagu üksi ei jõuakski seda ära teha nii suure mahuga filmiga. Et mina alustan kavanditest või nägemusest. Selle spordifilmi puhul ma alustasin spordimuuseumist ka. Sest et millelegi pidi ju toetuma, mismoodi meil see päris elus välja on näinud. Päris palju liikus arhiivmaterjali ja ka see Kalevi kuldne teekond, see film oli nagu väga abiks ja toeks. Aga ma tahtsingi küsida, palju seda, sa ütlesid, palju materjali oli, aga kas selliseid nagu, praegusel ajal tehakse igal pool pilte ja jagatakse igal pool, kas siis oli ka, et umbes Kalevi tiimi mingid treeninglaagrist on mingid grupipildid ja mingid treeningust vahepildid, et nagu need nii-öelda vabal ajal, poisid vabal ajal referentspilte oli ka palju või? No, mida me nägime, seda me vaatasime neid pilte, aga ega eriti materjali ei olnud.
ainult karikas käes ja võidupilt? Ei, no oli ka niukseid vahepealseid pilte, üksikuid. Ja... Ta Aivar Kuusmaast kuskil süldilaua taga oli mõni pilt ka, mille järgi sai tema ja enamasti olid need tegelikult prinditud ajakirjades, tolle ajakirjades. Kultuurielu ja ma ei tea, sport ja mis selle ajal ilmusid, võib-olla isegi Eesti naine. ma just mõtlen, et kui nagu, ma ei tea, kas meist hakatakse mingit eluloofilmi tõenäoliselt mitte, aga et kui tänapäeva inimesest hakatakse tegema ütleme ka 30 aasta pärast filmi, siis meil tundub küll, et me teeme, tehakse päevas miljonid pilte üle maailma. Aga tegelikkus on see, et need Dropboxid, mälumpulgad on juba ammu kadunud, cloudid, kõik need nagu tegelikult inimesed ei trüki piisavalt pilte välja. Õnneks raamatud ilmuvad veel on trükitud kujul. Aga kui sa üritad praegu leida mingi 15 aasta tagust pilti mõnest seltskonnategelasest või päris keeruline on. Et need põhimõtteliselt pildid, mida me praegu teeme, need võib-olla 30 aasta pärast ei eksisteerigi. Kaovad nagu enda mälu. Jah, et see nagu võib-olla 30 aasta taguseid pilt on isegi rohkem kui meist tulekus pilte, siis need on välja trükitud. Aga see selleks. Karlil on pikad küsimused. Ei, see on küsimus. See on huvitav mõtteaine, sest näiteks ma tegin ju ka allfilmiga koos filmi Georg Otsast, mis oli elulooline, samamoodi nagu see Kalevi oma, mis on nagu tõepõhjal, eks ole, baseeru. Siis Georg Otsa kohta oli materjali märksa rohkem leida, sest tõesti tol ajal tehti fotosid. Ja nii tema eraelust kui nendest lavapiltidest. Okei. Kas see rõiva tehniliselt rääkisid sa ka kaasa või sa pigem kaandasid visuaalse poole? Ei, ma rääkisin tehniliselt loomulikult kaasa, sest üks kõige suurem teema või olulisem teema oli see võistlusvorm. Ja mitte ainult siis Kalevi meeskonnal, vaid seal oli ka võistlus oli palju, olid vastasmeeskonnad, olid kodumängud, olid külalismängud väljas, kus kanti teist vormi. Ja siis nende vahel laveerimine ja kui ma oleks nagu kasutanud mingit vanakooli tehnikat, siis me oleks neid oma pool aastat õmmelnud ja printinud neid asju. Aga nüüd tuli kaasaegne tehnika, tuli appi ja see PVK trading, mis prindibki ja toodab spordirõivaid Pärnus, nad asuvad. Nad olid nii kohutavalt vastutulelikud ja tegelikult nad valmistasid meile kõik need spordiriided. Nii et mina joonistasin ette, mis vormi keegi, mis meeskond kandis. Määrasime värvid, seal oli oma disainer, kellega koos me siis täpsustasime kõik need värvid ja need šriftid. Mul oli väga hea assistent ka Adele Roobam, kes nagu abistas mind tehniliselt selle asja juures, füüsiliselt kõike ise ei jõuagi. Ja siis nemad suuruste järgi, missugusele mehele, mis suurus selga läheb, siis kõik selle asja siis printisid välja, õmblesid kokku ja niimoodi me saime neilt kõik vormid terve filmi jaoks, kõikidele võistkondadele. Lihtsalt saatsid ja tuli vastu kastis ja... Enam-vähem niimoodi ja no ma käisin ka koha peal ja me valisime need materjalid välja, me määrasime seal värvid ära, see ei käi ainult internetis, sellepärast et need ekraani värvitundlikkused on erinevad ja ainult niimoodi ei saa, et see on ikka koha peal, sa vaatad prinditud materjali, võt selle Pantene selle värvikoodiga, eks ole, mis ta peab olema. Aga see, üks ma seda tehnilist poolt küsin, oligi see, et minul on meeles selle aegsed riided, just ma mõtlen, kui mõelda neid treenerite näiteks, ma ei tea, viigipükse või triiksärke, et need olid väga ebamugavad minu nahale. Et kas sa tulid veidikene näitlejatele vastu, et võib-olla ei pea nii ajastud ruud viigipüksi jalga panema, et paneme mingi kaasaegsema voodri või et oleks nagu mugav kanda. Dressipüksid olid Salumetsal kogu aeg. Malmstenil olid dressipüksid, rigikad all. Ei, päris nii see ei olnud.
ega ütleme niimoodi, minu eesmärk oli luua see visuaalia ja selle mahu juures ei saanud ajada taga, et sa nüüd täpselt seda leiad, mis on. Pidi olema nii, et ta näeks välja nagu justku siis oli, et sama kohmakas, sama kotakas või siis vastupidi, eks ole, sama slim ja timm, nagu seal Soonik kandis, tema oli niisugune peenem poiss, tema riided olid hästi korrektsed. Ja eks see on jah, ka kostüümikunstniku kunst on see, et kaasaegsest asjast teha siis vastavalt vanaaegne või mingisugune ajastu asi. Mis ajast sa üldse tegev oled kostüümikunstnikuna ja üldse filmis? Kaua. Las jääb sinna. Ei, jah, ma lõpetasin kunstilise kostüümi eriala ERKis 1982. Ja ma läksin praktiliselt kohe filmi. Jah. Ja ma ühesõnaga olengi olnud kostüümikunstnik ja ka filmikunstnik, teatrikunstnik. Aga palju sa võtteplatsil oled? Vastavalt vajadusele, jah. Et kuidas see kultuur, veidi see võttekultuur, oled pannud tähele, et on midagi muutunud, kui noored nolgid peale tulevad BFM-ist, et versus siis see hilis nõukaaeg võtted? Ma ei oska öelda, praegu on lihtsalt nii suur koormus veeretatud ühele inimesele, kunstnikule, sest tegelikult ma ei jõua teha continuity't ja samal ajal ette valmistada mingist järgmisi võtteid, siis on ikkagi niimoodi, et ma kontrollin justku kaadri ära enne alustamist, aga ma ei saa olla kõrval, näiteks vaadata, kas lips läheb viltu või mitte või näitleja unustab nööbi lahti või paneb selle kinni nagu continuity nõuab. Siis seda teeb platsikostümeerija või continuity, kuidas siis vastavalt on, kui suur grupp on. Kostüümikunstnikul tavaliselt on hea, kui on abiline assistent, kes on ta parem käsi, kes saadab kirju ja võtab vastuseid vastu ja uurib mingeid asju järgi. Või teinekord ise ka kavandab, kujundab midagi, mida vaja on. Ja siis on need, kes materjale hangivad, tegelikult nüüd teeb kunstnik jälle ise seda kõike, eks ole. Kes hangib materjali, kes viib õmblusse, jälgib õmblust, viib riideproove läbi, siis teinekord tuleb sõita kas näitleja juurde koju või siis kutsuda näitlejad osatäitjad kokku kuskile, kui antakse ruum, kus seda teha. Teinekord ei ole sedagi. Küll maja taga. Jah, maja taga auto. On sedagi ette tulnud. Kui poriloiku ümber. Aga mis oli esimene suurem film, mille juures sa töötasid? Minu esimene suurem film, ma olin assistent Luurichi filmi peal. Luurich, oota? Jah, see oli Maadle ja Georg. Ja, aga mis aasta see? See 1983. Oli juba siis. Aasta pärast lõpetanud. Siis tuli minu iseseisev kunstnikutöö film, mis oli Karoliine Hõbelõng. See oli 1984, minu teada. Okay. Aga kuidas seal, ma veidi piilusin su seda filmograafiat, et Kalev ja hüvasti NSVL, kuidas seal see, nagu see vist nagu veidi mõlemad on nagu nõukaaja lõpp, Kalev vist on paar aastat hiljem või? Ja. Et kui oli seal nagu drastiline vahe või nagu just nagu kostüümi kunstniku siis? Ei, ma seda ei mõelnud, sellepärast lood on erinevad. Üks on nagu elupõhine ja teine on ka elupõhine või tähendab, režissöör on kirjutanud selle ikka baseerudes oma mälestustel ja hetkedel, aga lood on erinevad ja täiesti erineva värvinguga, täiesti nagu erineva selles mõttes visuaalia karakteritega. Et hüvasti NSVL seal oli nagu nalja sai, eks ole, ja sealt sai natukene nagu võib-olla natukene nagu värvilisemalt, natukene grotesksemalt, humoorikamalt seda asja esitada, aga praegu me püsisime nagu tõsiduse piirides.
Mõtlen, mis see hea näide oleks, mis on nagu siuke, et kui oleks võõrkehana midagi Kalevis mõjunud. Me oleme seda, minule meenutas, ma ei tea, kas sa ise oled näinud seda, mitu korda siin intervjuude jooksul esile tõstnud seda HBO, seda Tšernobõli sarja. Et seal nagu lääne režissöörid ja lääne tiim tegi nagu seda Nõukogude Liidu aegset seda olustikku, mis selle katastroofiga kaasas, et väga nagu taktitundeliselt ja väga detaili täpselt oli nagu toodud see, et endise Nõukogude Liidu elanikuna ei olnud häbi vaadata, et samamoodi on ka selle Kalevi filmiga, mis mulle vähemalt tundus, et ei ole nagu sellist stiilipidu korraldatud. Et ei ole see, et paneme selle pulli ka veel sisse, et loomulikult tunduvad need riided parkimine. Kas sul on vaheküsi, kas sul on ka tunne nagu selleks nagu eraisiku audit oleks väike kladelaat? Mis te siis siin kulutasite selle? Aga kas sa saaks korraks näidata kaamerast, kui pikk see leht on? Kus see kaamera on? Seal see punane täpike seal. Et kui pikk sul see just see Excel ikka on? Ja mis seal üldse kirjas on? See on terve film kaadrite kaupa. Mis hakkab sügisest mis see on siis, jumal, 90 ja lõpeb siis selle lõpuga. Ja siin on nagu põhitegelased ja kuidas vahelduvad aastaajad ja mis rõivaid nad, mis kaadris kannavad. Ja siin on lihtsalt nagu rõivaste kordused või kus astub nagu uus teema, siis on see nagu märgitud lihtsalt ära. Ja missugust võistlusvormi keegi kuskil kannab. Seda peab, sest et me ei hakka ju esimesest narratiivsest päevast filmima, ei lõpeta viimase narratiivse päevaga, vaid hakkame, mõned kaadrid tulevad filmi lõpust ja mõned tulevad keskelt ja siis tuleb algust ja siis jälle hüppab keskele ja siis jälle lõppu. Ja seda peab silmas pidama. Aga kes sellel järgi hoiab, et mitu duublit on platsile vaja mingit kostüümi ja kas see on juba selle kostümeerija ja mingi inimese? Jah, sellele tuleb kohe kaasa mõelda, et mis juhtub, missugused ohud ähvardavad riietust, et kui on vaja vahetada, kui on vaja vahetada. Siin oli ka midagi, aga vist väga palju midagi ei olnud, kas siin märjaks saamist oli või sellist asja. Mis oli selle filmi kõige suurem murekoht, need olid jalatsid. Sest muidugi oleks tore olnud teha originaal-tossudega ja niimoodi, mida me otsisime e-paist ja etsist ja ma ei tea, kus kohast, mis maksid kõik $200-300 või eurot paar. Aga mis olid oma numbritelt nii väikesed, et meie näitlejatele niikuinii jalga ei läinud. Sest see lihtsalt on niimoodi, et inimesed kuidagi suurenevad. Nende jalanumbrid on suuremad, nende pea mõõdud on suuremad ja need vanad originaalasjad ei pruugi teinekord minna. Meil oli küll üks paar tossusid nii-öelda filmi Pehkale, kes oli, ta oli fotode peal ka mustades tossudes. Igal sportlasel oli oma mingisugune välismaa liin, kus ta sai, kes teda varustas või kus ta siis sai osta või kuskitelt komisjonidest või niimoodi. Sest niisugust tsentraalset varustamist sel hetke veel, kus see filmitegevus oli, nagu ei olnud. Aga need hakkasid mängu jooksul meil lagunema ja me nägime hullu vaeva, et need kuidagi koos püsiksid. Ega seda nüüd filmivaataja ei tea, mis lugu mingi igal asjal veel omakorda taga on, eks ole. Aga mis brändi tosse peamiselt? Ega ju Botast ei olnud kellegi enam jalas. Ei, Adidas ikka oli. Ei, ma mõtlengi, et Botas oligi see Nõukogude Liidu. Sellega me püüdsime alustada ja me isegi sealt Tartu sellest tehasest, kes neid Botaseid kunagi tootis, me isegi mingisugused mudelid sealt saime, me natuke tuunisime neid. Ütleme niimoodi, et me lasime sinna teha neid paelauke juurde, et see pael nagu tihedamini oleks, et seda vanaaegsemat nagu imidžit annaks välja. Kas oled sa nii-öelda,
kostümeerija rollis oled sa muidu ka olnud kunagi? No ikka olen, ma olen isegi praegu kostümeerija rollis selle töö peal, kus ma olen. Okei. Kas see meil lihtsalt, kuna meil on seal puldis on nii-öelda paberitega helimees, siis meil tuli see, et ise ma olen ka olnud näitleja rollis ja siis korda mööda käib kostüüm, paneb lipsu paika, siis tuleb helimees, ütleb, et ma tahan lipsu sõlme sisse mikri panna ja siis tuleb kostümeerija ja ütleb, et siit midagi paistab, keerab mikri, pekki veits, siis tuleb helimees midagi ragiseb, et siuke pidev võistlus käib kostüümi ja helimee vahel. Oled sa tundnud seda? Ja, ma tean seda juba varastest aastatest. Siis olid see, et lipsud kahisesid. Oli see mure. Aga nüüd on paremad lipsud? Nüüd on paremad lipsud, jah. Nüüd kuuled, Joonas. Või on mikrid paremad, ma ei tea, või mehed paremad, ma ei tea tõesti. Mehed kahised vähem ka. Tollal tehti suitsu rohkem selles mõttes. Et aga mis on kõige ajalooliselt kõige nagu rohkem minevikus olnud kostüümid, mida sa oled pidanud siis kujundama või planeerima? Kahepaikse rüü või mingisugune. Ainurakse. Ei, päris niisugust ei ole olnud, aga oli see Mats Traadi Puud olid hellad velled põhjal tehtud film Peeter Simmiga. Puud olid. See oli 1800, ma mäleta, keskpaik. Kas see oli Kaljujärv? Ei. Ma pakun alati, kui keegi ütleb Peeter Simm ja mingi vanast ajast film, siis ma pakun alati. Ei, see oli Jüri Rummist, mis ma mõtlen. Ei, seal ma käisin lihtsalt abiks, kui olid suured massivõtted, aga kujundust ma seal ei teinud. Sorry, segasin vahel. Mis see film oligi, see kõige vanem? Puud olid, on see nimetatud. Peab vaatame ära. Vaatame, kontrollime su tööle. Torrentist tõmbama. See oli Maria Vtjuško ja Kärt Krossi esimene filmidebüüt minu teada. Kaamera ees, ja see oli, nad mängisid neid talutüdrukuid koos Kalju Kiisaga, kes oli see pakrätsep seal. Kippus tüdrukuid näppima. Kalju Kiis kui see karakter. Ja. Kiis kui pakrätsepa rollis seal. Aga Ove, kui palju nagu Ove jälgis sinu tööd või kuidas see käsuahel nii-öelda on, et kelle ees sina nagu või sulle antaksegi, et sa oled juba nii usaldusväärne kostüümikunstnik, et kui sa teed, siis nagu keegi näpuga järge ei jää. Mare garantii on nagu peal. Või siis on ikkagi see, et keegi vaatab, ei tea, et võiks ikkagi mõelda siit natukene veel. Meil olid ikka mängureeglid kokku lepitud, nagu me teeme ju kõik režissööri filmi, ega ma siin ei astu ennast näitama. Et Ove muidugi ütles seda, et hoiame nivood, sellist ühtlast nivood, ei mingeid neoonvärve, eks oled, või midagi, mis kohutavalt silma paistaks ja välja hüppaks. Ja kuna meil oli nagu väga suurte rahvamassidega seal tegemist, siis me tööd tehes nagu korjasime või noppisime välja sealt niisugused ekstra silmapaistvad rõivaesemed, ühesõnaga vahetasime ära nagu tagasihoidlikema vastu. Kas seal kirjadega, dressibluusid, mis või mingid väga punased või sellised kontrastsed asjad. See on lihtsalt, et nagu seda tausta ühtlustada, et midagi eraldi silma ei paistaks. Mängureeglid olid kokku lepitud. Mõningate karakterite juures oli meil ka täpsustusi, sest me kõike nagu võib-olla nii üksi pulgi jõudnud enne läbi arutada. Ma mäletan seal vist oligi Gerdi vanemate puhul või midagi. Selle tädi puhul oli, jah. Minu silmis oli tädi keegi, kes oli käinud välismaal ja saanud välismaa nänni ja nägi niisugune natukene uhkem välja, aga režissöör Ove ütles siis, et ei, ta on ikka tavaline nii-öelda see nõukogude inimene, et võtame nagu maha seda karakterit sealt. Kas nähvasid ka siis Ovele, et sa ei tea midagi? Mis ta sina poisike tuled? Poisike, ma olen siin teinud kurat. See oli talles mähmetes, kui ma juba esimesi Ei, seda ma ei teinud. Ma olen viisakus. Me proovime ikka siin sellist intrigeerida. Meil on pealkirju vaja. Aga kui Võigemastil näiteks, tal olid oma sokid, kaasaegsed mustad sokid, Hilfigeri väikse logoga näiteks. Aga
püksid nagu katsid ära selle logo. Kas ta võis siis enda sokid jätta jalga? Absoluutselt. Oli, seda ei olnud, et sul pole ajastu truusokid? Ei. Selle kõigega niimoodi ei jõudnud tegeleda. See oli, kui midagi kaamerasse paistis, et ei ole õige asi, siis sai ära vahetatud. Okay. Sest et Peter Jacksoni see Sõrmust isandal vist oli niimoodi, et isegi saapa sees, mis oli nendel orkidel või no, et nagu need pidid ka olema küüned õiged, kuigi need mitte kunagi ei olnud ka. Ja need pidid päriselt olema väiksemad. Orgid olid need suured pahad. Selles mõttes need ja. Elijah Wood pidi päriselt väike olema. Nad ongi. No seda küll. Ja. No vahel on niimoodi debüteerivad režissörid lähevad natukene hulluks ja püüavad kas ennast häälestada või siis ma ei tea, näitlejad häälestada selle abil, et kõik oleks niimoodi, et tikutops taskus oleks ka, eks ole, ajastu oma, mis sest, et ta välja ei paista. Aga Ove on igas mõttes professionaal. Tema pööras tähelepanu sellele, millele pidi pöörama tähelepanu. See pole muidugi sinu valdkond, aga kas sa äkki tead, ma ei tea, kas meil tuleb selle valdkonna inimene tagasi. Et mis nätsu Malmsten näris? Ega see ei pannud tähele? Ei, seda ma ei tea. Et mis see oli see päris puuvilja mingi? Ja ei, seda ma ei tea. Seda peab kunstniku käest küsima. Kalevi näts oli. Aga kui sa Malmstenile äkki lähedale sattusid lipsusõlme sättima, mis hingaõhk tal oli? See oli kostümeerija tegi. Seda oli kostümeerija. Eks me uurime seda asja. See on üks põhiasja, mis me tahame välja. Ma arvan, kui ma karakterid paika panin, et siis ma olin selle lipsusõlmele nii lähedal, aga võib-olla tal nätsu siis veel ei antud. Harjutas pool aastat närimist. Selle kohta, jah. Küll see Soonik talle sellest Timor oli kuskilt sebis. Lagritsest Timor. Aga kui nagu sa praegu mõtled, et milline oleks veel mingi ajastu, millele sa tahaksid väga, mis sulle endale huvi pakub või mis on nagu, ta ei ole veel jõudnud teha, aga tahaks ikka päris. Ma tahaks hirmsasti päris muinasjuttu teha. Ja Helle Karisega ma kunagi tegin selle Karoliine Öbelõnga ja Metsluiged ja võib-olla sellest on jäänud niisugune ihalus muinasjuttudega jätkata, aga meil ei ole nagu Eestis tulnud eriti, et lastefilme küll veel. Krimmidelt midagi hästi, või seda Sinihabe mina tahaks näha. Muinasjutu siis ajast on muinasaeg, on ju. Just nimelt. Aga meil on iga külalisega süke... Sorry, ma ühe asja küsin, mille me võigemasti ainsana oleme jätnud küsimata. Et Mare, kui sa mõtled, et film Kalev ja see lugu ise, miks on 2022 oluline see Eesti rahvani tuua? No ma arvan, see võitlusvaim. Südikus. No absoluutselt. Et sa tead, sul on eesmärk ja sa pingutad selle nimel. Ei anna alla. Ja kui mitte kauem, siis vähemalt 1,5 tundi, nagu see filmi pikkus on. Südikus ära anna 1,5 tundi alla. Vaata ära, ei lähe TikToki. Ei lähe ja proovi. Tänapäeva noor niimoodi vaikselt tuleb jälle, mis seal ikka toimub. Et noortele just panna südamele, et selle filmi ajal siis üritage mitte telefoni vaadata, et see on juba suur samm nende Kalevi korvpallurite südikuse suunas. Jah, vaata midagi täispikkuses ära. Kallis noor vaataja. Aga lähme siis, meil on selline lõpusegment või rubriik, mille nimi on Lisaaeg. Mis see nüüd tähendab siis? Me räägime kohe, ei pea muretsema. Las seal ongi kohmetu pane sa nüüd. Lisaaeg. See on niimoodi, meil on stopper, see lihtsalt tundus, et see on nagu näeb lahe välja, aga tegelikult me teeme lihtsalt forseerivalt, teeme selle ära, midagi aja peale ei pea tegema. Aga see on selline mänguline element siin saates. Just. Ja meil on igale külalisi on erinev mingisugune pähkel või siis lihtsalt selline mõtisklemisnurk. Jah, nuputamine. Ja sinule me oleme välja valinud fragmendid oma hästi, ma arvan, mustvalge printeriga, sest tegelikult tol ajal olid ka ju mustvalged printerid. Ja Google oli ka tollal mustvalge. Et oleme guugeldanud siis välja detaile Eesti filmiklassika kostüümidest.
ja me küsime sinult ja ka Mattiselt. Mattis ei ole näinud. Ma ka ei ole näinud, et kas tunneme ära kostüümi. Jaa, armast taevas. Ja kui peaks juhtuma, et me ühtegi ära ei arva, siis lihtsalt me ei pane seda sisse. Ei, aga siis me lihtsalt ütleme lisaaeg, siis paneme selle vana see värvitest, mis oli nii, esimene pähkel. Kas on pähkel või ei ole? Ta on küll selline pentsik detail. No see on kasuka detail, aga ma ei tea, kas see on sellest filmist, mida mina teinud olen. No. Puud olid, see ei saa olla või on see sellest Jõulud Vigalas? Midagi sinna kanti. Ma annan vihje, ei olnud kahjuks need õiged vastused, aga ma annan vihje. Kas Õnne 13 oleks vihje? Ma annan vihje selle, et see isik, kes seda kannab siin, on ka Kalevi filmis väga olulise tegelase rollis. Siis ma panin mööda. Kasukas, talv, siia võib-olla läheb ka üks tulirelv, lumine maastik, noored poisid. Kas see on siis see või? See marmor film? See on Priidu kasuka detail, paneme selle maha, ma näitan kohe. Oi, issand. Kõik valesti. Vale järjekord. Mina mõtlesin, see oli Kaljo Kiiskelt Kevadest. Samas oleks võinud olla. Jaa, see oli minu poolt võib-olla nagu oligi selline pähkel, mul vahel meeldib pähkleid sisse poetada. Aga mina annaks andeks, see ei ole üldse mingi, ma ise poleks küll ära tulnud. See oli lammas all parimast. Ma olen ise lihtsalt nii mitmeid kordi sama kasukaid kasutanud oma toodangus. Sinu laost võetud. Lüga ei küsinud ka lihtsalt. Ma võtan Mare oma. Nii, järgmine detail. Valge ülikond vihjeks. See on Nipernaadi või? Tubli. Oi, juba nii kiiresti. Põlve järgi tundsid. Tõnu kilgas põlv. Ja. Ei Tõnu, mitte kargu. Kilgas rest on piis. Ma mõtlesin su meelekotsid. Ai, au tema põrmule kilgas, aga see oli Tõnu Kark ikkagi. Valge põlv. Valge põlv, aga see valge, kui ikkagi valge ülikond, siis see vist peaks juba Eesti Filmimuuseumis küll olema. Kas ta on juba äkki see? Ja, ma ei ole kindel, et seal õige asi on. Okei. Et see ongi Linnar Priimägi või Tõnu Kark Nipenadist. Aga siin minu jaoks on üks detail, mille järgi ma tõenäoliselt tunneks selle ära või üks muster. Siin on 3 inimest peal. Kas see muidu on värviline film? Kellegi triibuline vest tõenäoliselt. Triibuline selline topp. Ja see ei ole muidu värviline film. Ei ole värviline film. Aga ma vist ei ole seda näinud. Oi, ma arvan, et ole. Seda on kõik näinud. Ega see ei ole mingi see alpinisti hotell või? Ei ole, see on komöödiafilm. Ja siin on 3 inimest, üks on meesterahvas, keskel on vanem naisterahvas, pärast keskega naisterahvas, vasakul on noor tüdruk, kes saab tutistada varsti. Noor tüdruk tutistada, kus see on naiste vastast vägivald? Ja see on ka esimene film, või ma ei tea vähemalt, kus, tõenäoliselt varem ka on olnud, kus on selline keskpäevane praam või midagi taolist. Ei, siin on esimene film, kus see karakter on ka nagu veits transseksuaalse lükke teeb. Või kuidas ma ütlen, on naiste riietega. Oota. Rongkäigus. See vallatud kurvid või? Ei. Rongkäigus. See võtab küll praegu vahele, ei. Triibuline särk, mina oleks just selle järgi ära tundnud. Kahe patsiga tüdruk, siuke teismeline. Ma ei tea. Noor. Ma arvan, et me ei tea. Noor pensionär. Noor pensionär. Minu jaoks on lapsepõlvest see... Ma ei ole vist näinudki seda. Ma vaatasin, see oli nii ilus tüdruk oli see. Milline see siis? Ikka näinud, aga lihtsalt ei... Selline kaader. Selge pilt. Ja ma mõtlesin küll, et seda me oleme nii ammu näinud. Kultuurikiht on nii paks selle peale. Kaotasime jälle paar noort vaatajat. Nii, see on siis võib-olla sükke nagu... Ma nägin valahendust, nii et ma ei arva.
see on Viimne reliikvia. mis see oli 5 sekundit? Ivo Schenkenberg. 3 sekundit läks. Ivo Schenkenberg ja nüüd järgmine on küll hästi raske, see oli see, aga järgmine on hästi raske, ma ise ei arvaks seda ära, ma mõtlesin lihtsalt, et sina kui siuke kostüümi kunsti ikka tõeline kuuru Eestis, aga ma ei tea, kas võib-olla olid selle filmi juures isegi, aga siin on naine sulejopega ja mees nahktagiga. Naine sulejopega, mees nahktagiga. Jah. See kõlab nagu mingi lüürika. See on ka mingi 90-ndates tehtud film. Siin on... Paremal on niikuinii Tõnu Kark. Ma tahtsin sama öelda. Kusjuures see sulejope tegumood ei saa 90-ndates. Ei ole vist, jah. Ja Parempoolne härra on ka Kalevi filmis üks peategelasi. Näitles. Siis on see Malmsten võib-olla seal. Mingi ENSV, ei filmist on ju. Nii ma ei arva seda ära. Okay. Sagor on paremal. Mis sai? Ei, ma ei tea. No, siis on see Üksikisa film. Võta või jätta. Ja, just. Ja, võta või jätta. Võtad on, ma just... Need olid päris pähklid, ütleme nii. Päris pähklid, aga saime hakkama. Aga ikkagi mind, Jaha. mul endale pakkus huvi, et kui palju tegelikult, ma valisin ka mitte kõige lihtsamalt. Just, see oli hea väljakutse. Sest kas te ei mäleta seda noore pensionäri, seda sõlg või mis asi, mitte sõlg, vaid mis see peas... Paavstimüts. No see, tal oli seal, vaata, kus nad rongkäigus olid... Ma ei ole filmi näinud. Ma olen seda näinud, aga ma olen seda suht ammu näinud. Ega seda vist ei tasub, tegelikult nagu kunagi tundus naljakas, aga vist praegu ma arvan, oleks mingi... Mulle meeldib see, et sa ei andnud alla, et... Nad on nii toredad karakterid seal. No selles mõttes sa naudid filmi, et vanad näitlejad ja seal olid omad nagu mängureeglid, eks ju, kuidas nagu eteldi või nagu seda näidati natuke ekspressiivsem ehk kui praegu see stiil on, aga nad olid tõesti toredad ja selles mõttes Hervi Nahabel ja see sama Liia Laats ja kõik, nad on eredalt meeles, aga riided ei ole. Mina olen just see triibuline, see top, see on minu fetiš või mingi. Kas sul endal on muidu mingi lihtsalt lõpuküsimus praegu, kas sul endal on mingi nii-öelda kostüümiladu, kus sul on ka äkki selline muuseumi osa, kus sa hoiad mingit väga enda jaoks olulist mingisugust? Mul on muuseumi osa ja ma olen ikka kogu aeg eksponeerinud ka. Viimati oli Kadrina rahvamajas üleval. Aga nüüd ma tahan teha uue ja seal on nüüd 2 Soome filmi, mida ma eksponeeriks. See on õudusfilm The Twin ja Bad Apples, mis oli 8 seeriat. Seal ühesõnaga nende peategelaste rõivaid eksponeeriks. See on nagu värske kraam. Muu on juba vanem ja näidatud ja üle vaadatud. Ja siis, et inimesed tahavad tulla ja siis klaas on vahel, et katsuda ei saa, aga saab vaadata asja. Ei ole mingit klaasi. Ei ole lihtsalt usalduse pealt, et keegi ei tule mingi burger käes. Aga kas sa just nagu vahel teed ka mingi stiilipidudele üllatusi nagu just, et tuled mingite sõbrannad või sõbrad pead. Kunagi ma viitsisin seda teha, aga enam mitte. Mul on Kaljo Kiisa vöö. Ei. Või siis ma tuled liblena lihtsalt. Et või midagi sellist nagu, et mis on... See pinge on kadunud. See huvipinge. Aga keegi helistas sulle, et hullult oleks vaja homme Halloweeni peole vaja, et Mare, et kas saad aidata välja meid? Jaa, ma olen isegi nüüd välja reklaaminud, et minu käest võib laenata rõivaid, sest mul on ju see ladu olemas. Ja oligi üks vanapaar avaldas soovi olla tegelased filmist, siin me oleme. Ja leidsime lõpusa lahenduse. Mitte tasid lihtsalt kodus olla nende riietega? Ja neil oli mingisugune perekondlik suursünd. Okei, ma mõtlesin lihtsalt, et nüüd me otsustame elu lõpuni olla need karakterid. Siin me oleme. Seda ei ole veel leidunud. Nii et siis paneme su lao aadressi siia ja inimesed saavad helistada. Hinnakiri ka. Mis kõige kallim on?
või on kõik see on hindamatu. See on hindamatu. Ega laenutamine, ma mõtlen just, et kui ma tahaks näiteks homme olla mingi muu tegelane, siis kas seal on nagu mingid on kallimad? No olenebki asja väärtusest, ma arvan need, mis on antiiksed asjad ja mida nagu ähvardab lagunemine, sest need vanad materjalid ei ole ju, ei püsi igavesti. Ma ei ole klaasi taha midagi pannud, mul ei ole sellist ruumi, aga noh, mida vanem on asi, seda hinnalisem on ta minu jaoks, minu meelest nagu üldises mõttes ka seda väärtuslikum ja siin nüüd vahemärkusena ma ütlen, et 80ndatel aastatel, kui me neid filme tegime, tulid need jubedad pusad ja need nahkhiired ja kõik need laiad õlad ja niimoodi, ma ei hoidnud mitte midagi jälle, siis ka siin ära mõtlesin, kaltsukatest iga kell saab, siis on need nüüd nii kuum kraam ja taga nõutud ja teeme 80ndatel filme ja kuskilt ei saa neid asju enam kätte selliseid, noh. Siin oligi Kalevi filmil ka, ega neid dresse, neid ei ole üldse lihtne leida. See on kuskil mingitel, mis need on, pööningutel võib-olla. No sealt jah leiaks, aga see on ju omakorda energia ja vaev ja selles mõttes noh, ma fanaatiliselt hoian nagu kõiki asju alles. Maksan igast oma töötasust, eks ole seda, et mul see ladu oleks. Ja see noh, kergendab seda filmi tegemist siiski, et kui sul on seda ajastu asja vaja, eks ole, et mingisugune koht on kust teda võtta. Aga kas sul on see ka nii-öelda ameti, mitte kiiks, aga siuke inertsist, et kui lähed kuhugi uude kohta, siis otsid ikkagi kaltsukad üles ja vaatad seal ringi või lülitad täiesti välja? Ei, ma välja ei lülitu, loomulikult see huvi on ikkagi, ma püüan ennast taltsutada, et ma liiga palju ei kulutaks, sest seda kohta, kuhu asja nagu ladustada, see ruum jääb järjest väiksemaks ja väiksemaks, eks ole. Näpanud kellelgi, röövinud kellegi mingi vindis ajastud ruud püksid. Absoluutselt ja filmides on alati vaja hulgaliselt halle asju. See on, kui me tegime seda Küünlad pimeduses, Maximilian Schell oli seal režissööris Raekoja platsis, oli meil vaja 300-500 pensionäri hallidesse riietesse panna. Noh, et nad näeksid ühtlaselt niuke hall nõukogude mass välja, eks ole. Kui inimesed tulevad filmi võttele, siis nad püüavad nagu oma parimad asjad välja otsida ja selga panna, aga noh, ühtlustamise mõttes on vaja nendele ühesuguseks teha. Nii et seda ma olen ära õppinud, et hallid pintsakutallid, püksitallid, jopetallid, sallitallid, mütsid, ühesõnaga niisugune tagavara peab päris suur olema. Okay, nii et kui keegi on mingi suur äripinna kinnisvara omanik, siis kingime Marele suure mingi angaari. Jah, võiks nagu toetada Eesti filmikostüümi muuseumi noh, nagu loomist. See mõte on mul nüüd tekkinud sellepärast, et Eesti filmimuuseum ütles, et nendel ei ole fondides ruumi, aga ma ei taha ju ära visata neid asju, mida ma olen aastate jooksul säilitada. Seal vist reaalsus oleks siis see, et eesruum 200 ruutu on muuseum ja siis tuleb 2 hektarit ladu taga. Nagu ERM põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt, mis on. Kuule, aga Mare, aitäh, et sa tulid, me siin rohkem kinni ei hoia ja sul on kõigiga kätt siin. Aitäh. Suur aitäh, tõesti. Võime seda liigutada. Nii. Tänan, aga see testi osa oli äärmiselt huvitav.